Tere! Oled sa kunagi mõeldud, et miks üks juukselõikus maksab 10 eurot, aga teine võib-olla täpselt samasugune lausa 50? See ei ole tegelikult üldse juhus. Selle taga on paar väga lihtsat majandusreeglit, mis määravad hinna absoluutselt kõigile meie ümber. Läheme vaatamegi kohe, mis need on. See ongi see põhiküsimus, eks ole. Miks selline vahe? No vastus peitub tegelikult kahe sellise nähtamatu jõu omavahelises tantsus, mida me kohe lähemalt uurima hakkame. Et sellest kõigest aru saada, lähme samm-sammult. Kõigepealt, miks asjadel üldse mingi hind on? Siis vaatame ostja poole ehk nõudlust ja seejärel müüja poole ehk siis pakkumist. Ja kui need kaks kokku saavad, no vot seal sünnibki hind ja lõpuks viime selle kõik päris ellu, otse kokkade ja juuksvõite maailma. Okei, alustame siis päris algusest. Enne kui me üldse räägime kõrgest või madalast hinnast, peaks küsima, et miks asjadel üldse on hind? Ja vastus sellele peitub süsteemis, mida me kutsume turumajanduseks. Mõtle turumajandusest nagu, ühest hiiglaslikust turuplatsist, kus sina, mina, kõik saame täiesti vabalt osta ja müüa. Ja mis on kõige olulisem, keegi ei tule ja ei kirjuta hindu ette. Just see vabadus annabki näiteks restoranile või juuksurisalonile õiguse ise oma hinna üle otsustada, tuginedes muidugi sellele, mis turul toimub. Mis on siis esimene suur jõud, mis hinda liigutab? See oleme tegelikult meie ise, ostjad. Meie kõigi ühist soovi midagi osta, seda kutsutaksegi majanduses nõudluseks. Nõudlus on siis see kogus, mida inimesed on valmis ja mis on oluline ka võimelised ostma. See ei ole mingi niisama unistamine. Ja seda mõjutab muidugi hind, aga ka see, kui paksu rahakott on, mis on parasjagu moes ja isegi ilm. Mõtle ise, suvel ostetakse ju palju rohkem jäätist, eks ole, või enne kooli lõpetamisi on kõik juuksuread täis. Vot see ongi nõudlus päris elus. Ja siin kehtib üks täiesti raudkindel reegel, nõudluse seadus. See on tegelikult ülilihtne. Mida kallim miski on, seda vähem inimesed seda osta tahavad. Ja täpselt vastupidi, mida odavam on hind, seda rohkem on ostjaid. No näiteks, kui juukselõikus maksab 50 eurot, siis mõtled ikka 2 korda, eks? Aga kui see maksab 10 eurot, on tõenäoliselt järjekord ukse taga. Ja vaata, graafikul näeb see lugu välja täpselt selline. Joon liigub siit ülevalt alla, hind langeb ja ostjate arv kasvab. Nii lihtne see tegelikult ongi. See ongi see nõudluse lugu. Aga nagu öeldakse, igal mündil on 2 külge. Hinnas ei mängi rolli ainult ostja. On ka teine pool, müüja. Ja nüüd vaatamegi nende lugu. Ehk siis pakkumist. Pakkumine on siis, see kogus kaupa või teenust, mida firmad on valimis ja ka suutelised turule tooma. Ja seda mõjutavad muidugi omakorda igasugused asjad. Näiteks hind, mida nad saavad küsida, aga ka nende endi kulud. Palju maksavad materiaalid, kui suured on palgad ja muidugi see, kui palju sul üldse töötajaid on. Loogiline ju, mida rohkem kokkasid, seda rohkem toitu saab restoran pakkuda. Ja siin ongi pakkumise seadus, mis on põhimõtteliselt nõudluse peegeltpilt. Mida kõrgemat hinda üks ettevõte saab oma teenuse eest küsida, seda rohkem nad tahavad seda pakkuda. Miks? Sest see on ju kasumlik. Ja vastupidi, kui hind on mada ja kasumit ei teeni, siis milleks vaeva näha? Siis pakkumine väheneb või kaob sootuks ära. Ja see pakkumise lugu näeb graafikul välja just selline. Joon liigub alt üles. Mida kõrgem on hind, seda rohkem on müüjaid, kes kõik tahavad sellest kasumist osa saada. Okei, nüüd jõuamegi asja tuumani. Meil on ostjate soov ja müüjate pakkumine. 2 täiesti vastandlikku jõudu. Mis siis johtub, kui nad turul kokku saavad? Seda kohtumispunkti kutsutaksegi turu tasakaaluks. Võib öelda, et see on see ideaalne seis, see kuldne kesktee, kus hind on täpselt paigas. Ostjad on nõus seda hinda maksma ja müüjad on ka rahul, sest nad teenivad kasumit. Sisuliselt kõik võidavad. Aga päris elu ei ole alati nii ideaalne, eks? Turg ei ole alati perfektses tasakaalus. Mis siis juhtub, kui üks neist jõududest on teisest tugevam? Vaatamegi kohe 2 võimalikku olukorda. Esimene variant, nõudlus on suurem kui pakkumine. See tähendab seda, et liiga palju inimesed tahavad osta midagi, mida lihtsalt ei jätku. Ja mis on tulemus? Pikad järjekorrad, kaubapuudus, mõtle näiteks mõne ülikuulsa juuksuri peale, kelle juurde on võimatu aega saada. Mis siis juhtub? Ta saab hinda tõsta, sest ta teab, et kliente jätkub ikka. Ja teine, täiesti vastupidine olukord. Pakkumine on suurem kui nõudlus. Selle tulemuseks on tühjad poed ja väga vähe kliente. Ettevõttel on ladu kaupa täis, aga keegi ei taha seda. Mis on siis ainus loogiline samm? Hinda tuleb langetada. See on ka täpselt see põhjus, miks tühjad kohvikud hakkavad pakkuma allahindlusi ja eripakkumist. Okei,
Aitab nüüd kuivast teooriast. Lähme tagasi päris maailma ja vaatame, kuidas see kõik tegelikult töötab sinu erialal. Pole vahet, kas sa oled kokk või juuksur. Uskuge või mitte, aga tegelikult on kokkad ja juuksurid igapäevased majandusteadlased. Jah, täpselt nii. Te ei pruugi küll joonistada keerulisi graafikuid, aga te tegelete nõudluse ja pakkumise tasakaalustamisega absoluutselt iga jumala päev. Vaatame lähemalt. Kokk näiteks peab pidevalt mõtlema, kui palju tooraine maksab, kui palju kliente täna oodata on ja millised hinnad menüüsse panna. Juuksur omakorda peab arvestama oma teenuste hindu, klientide ostujõudu ja muidugi seda, mis on parasjagu moes. Lõppkokkuvõttes otsivad mõlemad täpselt ühte ja sama asja. Seda ideaalset tasakaalupunkti, mis toob kliendid sisse ja teeb äri edukaks. Nii et järgmine kord, kui sa mõtled oma teenuse hinnale, siis tea, et sa ei pane seda paika lihtsalt tunde järgi. Ei, sa osaled selles suures nõudluse ja pakkumise tantsus. Ja jätan teile lõpetuseks ühe mõtte. Mis juhtuks sinu äris, kui hind on liiga kõrge? Või vastupidi, liiga madal? Kui sa sellele vastuse leiad, siis oledki sa turumajanduse tuumast aru saanud.